Tere tulemast kuulama Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli podcasti Õendus nähtavaks. Mina olen Aleksei Kajenko. Ja mina olen Kristi Puusepp ja täna räägime õendusest ja ämmaemandusest otse ja ausalt. Nii nagu see päris elus on. Ja muidugi puudutame ka kindlasti sellist olulist teemat nagu patsiendi kesksus. Ja meie külaline on täna sotsiaalminister Karmen Joller. Tere tulemast saatesse. Aitäh kutsumast ja tere kõigile. Teeme nii, et alustame kohe Eesti õenduse ämmaemanduse arengustrateegiast ning sellest, mida ministeeriumi juures tegutsenud arendusnõukoda on 5 aasta jooksul teinud. Mis edasi saab? Siis liigume õe rolli, õdede puuduse, koolituse praktika, konsensusleppe ning eriõdede juurde. Ja lõpus vaatame siis nii patsiendikeskuse kui meeskonnatöö peale. Nii, aga hakkame siis peale. Lugupeetud minister, siin laua peal on meil üks selline ilus punane brošüür. Õenduse ja ämmaemanduse strateegia. Ja kas see on teie jaoks uus? Ei, ta ei ole tegelikult uus. Aga kui ma just mõtlesin, et me nüüd räägime sellest strateegiast, siis ma arvan, et Aleksei ja sina te olete mõlemad siin oluliselt paremad inimesed, kes sellest saab rääkida, mis 5 aasta jooksul on tehtud. Mina olen minister olnud 1 aasta ja see, mida on õenduses tehtud ja kuhu on soov minna, et see on ikkagi rohkem nagu spetsialistide ja ekspertide teema ja minu meelest on see hästi oluline. Ja nüüd ma räägin juba isegi mitte ainult kui minister, vaid ka kui ka perearstide seltsi endine juhatuse liige. Et see on hästi oluline, kui riik teeb koostööd ekspertidega, et ei tule sellised strateegiad ülalt alla, vaid ikkagi pigem alt üles isegi. Kuigi jah, ministeerium peab juhtima, aga sellised ettepanekud peaksid tulema kindlasti alt üles. No tegemist on õenduse ämmaemandusstrateegia 3. niinimetatud versiooniga ehk me oleme juba viimased 30 aastat õenduses strateegiat paika pannud, leppinud kokku arengusuunad ja eesmärgid ja antud dokumenti omanikud on 3 kutseala esindusühingut ehk Õdede Liit, Ämmaemanduse Liit, ühing ja Eesti õendusjuhtide ühing. Ehk põhimõtteliselt see dokument kehtib veel 3-4 aastat ja me hakkame varsti juba mõtlema uuele strateegiale, sellepärast et tegelikult meil on väga hea meel, et ministeeriumis on ka teised strateegiad ja arengukavad olemas, ka haiglavõrgu arengusuunad, meil on kiirabi arengusuunad ning perearsti arengusuunad, ka need dokumendid ootame, kuna saavad ka kattuse endale ja kindlasti me lähtume ka nendest uutest mõtetest ka nendest dokumentidest. Ehk õendus ei saa olla eraldi. Ja, no samamoodi ei saa esmatasand ja kiirabi olla muust võrgust eraldi. Ehk see peabki kõik olema tervik, aga mind ennast on nagu häirinud see, et hästi tore, kui selline asi saab kaante vahele. Aga et ka tehtaks, eks ju, et see on hästi oluline. Kui ma vaatan praegu haiglavõrgu arengu suundasid, siis see on hästi lakooniline ja ta tegelikult reaalselt ei ütle haiglatele, mis nendest konkreetselt saab. Et kui ma oleks haiglajuht, siis ma ei tea. Et õnneks eriala arengustrateegiad on selles mõttes natuke paremad. Aga võib-olla mina hoopis küsiksin teie käest, et kas siin on midagi olulist, mis meil näiteks 3 aasta jooksul ei saa tehtud. Sest kui ma ise mõtlen sellele, kui ma alustasin arstina aastal 2000, ma lõpetasin 2001 ülikooli ja siis tuli internatuur, residentuur. No see õe roll, see on ikka hoopis midagi muud. Et kui varem oli õde, ma tean veel meie üks õde rääkis, et kui tema alustas tööd noore õena, siis kui tema oli mingis ruumis ja sisenes arst, siis õed pidid püsti tõusma. Ehk et täpselt. Jah, see oli kultuur, see oli tõesti selline kunagi. Aga see näitab seda suhtumist õdede rolli, eks ju. Ja tänapäeval näiteks mina imestan, kui ma lähen haiglatesse, ma töötasin kunagi PERH-EMOs, et seal oli eraldi tuba, puhkeruum oli õdedele ja arstidele, et perearstikeskuses meil on kõik koos. Et see on tegelikult üks ja sama meeskond. Ma ei tea, kuidas on praktikas praegu, võib-olla on mõnes kohas ka koos õed ja arstid,
ja võib-olla on ka seal mingid väga lihtsad põhjused, miks nad on eraldi, et võib-olla on tööd lihtsam teha, noh, mis iganes, eks ju. Aga lihtsalt, et see, et õde ei ole nagu mingi alam või assistent, et õde on täiesti eraldi spetsialisti ekspert ja mina näiteks ei saaks õetööga hakkama. Ma olen õena töötanud küll, aga tänapäevase õetööga ma saaks ainult hakkama tänu sellele, et mul on arsti teadmised, aga on palju käelisi asju, mida ma kindlasti ei oskaks teha. Ei peagi, arst ei peagi seda tegema. Tänapäeval ei pea, aga ta vanasti, kui õde ei saanud hakkama, siis pidi arst astuma areenile. Aga siin koha peal mina ütlen, et ma püüan meie saate jätta ikkagi õenduse keskel, et ma ei roni sinna tervishoiupoliitika temaatikasse. Kindlasti oleks hea meel ka arutleda ka nende küsimuste üle, aga ei, no, mõni teine kord. See on puhas õenduse, mida ma hakkasingi ütlema, et see roll, mis on õel, oli varem ja mis ta on nüüd, on nii muutunud ja ka inimesed näevad seda, et näiteks pereõed või emoõed või ka muud eriõed, nad on ju ikkagi teevad väga palju seda tööd, mida varem tegi arst, et minu meelest see on ülihea asi. Aga kas on miski, mis on siit jäänud tegemata, see oleks huvitav teada minul kui tänase ministri. Me aasta tagasi võtsime vahearuanne, tegime koos Õdede Liiduga ja vaatasime, et meil on pooled teemad on täitmisel, on teostatud, aga see on väga hea küsimus, proua minister, et mis saab jääb tegemata selle arengustrateegia osas, sellepärast, et ministeeriumi juures oli loodud 5 aastat tagasi arendusnõukoda ja toimetanud väga aktiivselt. Ja seal ongi terve Excel tabel tegevusi, mis oli loodud täpselt vajaduse põhiselt ja lähtuvalt sellest arengustrateegiast. Ja pool tundi tagasi enne meie see podcasti salvestamist laekus minu postkasti teie käskiri, mida te allkirjastasite täpselt pool tundi tagasi enne meie saated, et tühistada ministri otsus, millega oli 5 aastat tagasi loodud see arendusnõukoda. Mis saab edasi? No vot, ma arvasin, et see küsimus tuleb. Ja ega siis see ei tähenda, et see töö jääb seisma. Et see ei olnud tegelikult, ei olnud eesmärk üldse see nõukoda laiali saata, vaid põhjuseks on see, et ministeeriumis toimusid struktuursed muutused ja erinevad ülesanded jagunesid erinevate osakondade vahel. Ja õdede või õenduse, ämmaemaduse see töö sellega jätkub kindlasti, et siin ma ei oska, ma ei ütle täpselt, mismoodi võib-olla tuleb uuesti arendusnõukoda kokku, aga need samad inimesed on meie varandus, kes seal arendusnõukojas olid, et me ei jäta teid kindlasti tööta ja me ei jäta teid kindlasti kaasamata, et ega siis õendus seisma ei jää, et see on küll jah, on arengustrateegia kestab aastani 2030. Mis kuupäevas ma ootan kutset, siis mis saab edasi? No seda kuupäeva ma küll ei oska praegu öelda, aga ma võin seda, ma olen lihtsalt liiga aus minister, ma ei ole poliitiliselt korrektne, ma hakka teile udu ajama, et aga eks ma siis uurin, annan teile teada. Aga võib-olla niimoodi kuulajatele sellise 2 lausega, et kas ainult see struktuuri muutus oli selle arendusnõukoja nii-öelda laiale seadmine? Minu teada küll, jah. Et minu allkiri läks selle teadmisega. Et kas teil on seal mingid omavahelised, mingid probleemid ei ole, ma saan aru? Mina ütlen ausalt, et ma olen selle liige ja probleem on minu jaoks on see, et meil on Excel tabel ülesandeid täis, mida pidid erinevad sotsiaalministeeriumi osakonnad, sotsiaalministeeriumi allasutuste osakonnad nagu arendama, toetama, ellu viima ja kõik, et mina olen praegu olukorras, kus need kõik teemad, mis on väga aktuaalsed meie jaoks, mis nüüd edasi saab, mis nende küsimustega. Ma võtan kõik materjalid kaasa ja tulen ministeeriumi sinna valvelauda ja küsin, et
Meil on kahjuks on ühisministeeriumide valvelaud, vaata sellega läheb kehvasti. Teised võivad suunata teid hoopis rahandusministri juurde, siis on palju keerulisem. Ja siis on raha ka vaja. Just. Aga ei, need asjad ei, sellepärast ma küsingi, et kas on midagi nii olulist, millele näiteks mina ei ole osanud tähelepanu pöörata, sellepärast, et neid ülesanded on palju. Midagi tegemata ei jää, ministeeriumil on oma tööplaan, kui seal olid kuupäevad juures selles tabelis, siis need peavad saama niimoodi ka tehtud, et siin ei ole nagu küsimustki. Iga poliitika juht omab oma portfellis need ülesanded, mis olid. Tegelikult ma pigem küsiksin hoopis seda, et ma loodan, et olite ikkagi teadlikud, et selline käskkiri tuleb. Otseselt meid oli hoiatatud, et oht on. Jah, aga otseselt öeldi nii, et me mõtleme, arutleme ministeeriumi siseselt kõik need asjad ja siis anname teile teada. Aga teada ja siis tuli äkki niimoodi. Tuli keskiri just nimelt. No vot ja eks see ongi see asi, et inimesed on ka meil üle koormatud, nii nagu ka õed on ja ämmaemandad on, eks ju, et ju siis ei osatud piisavalt selgelt öelda, aga eks ma lähen siit tagasi ja küsin neilt, et mis siis me edasi teeme täpsemalt, eks ju. Sest ma eeldasin tegelikult tõesti, et teiega on seda räägitud ja kokku lepitud, aga eks ma siis lähen ja küsin. Aga ei ole hullu, me oleme kohanemisvõimelised, nii et küll me väljujume. Ja, et ma lihtsalt küsin ma olen ka suhelnud ja vahetasime meile, et on olemas ka sotsiaalministri nõukoda ehk konsiilium. Ja seal õenduse esindaja, ainult üks esindaja, kas ta jätkab siis oma õdede esindamist konsiiliumis edasi või te soovite seoses sellega, et astus tagasi ka presidenti ametikohast ka vahetada teda välja? Ma ei olegi jõudnud seda avalikult öelda, aga ta ise loobus ka sellest kohast ja et need samad põhjused, mis tõttu ta astus tagasi presidendi kohalt, et siis ta ütles, et ta ei saa jätkata seal konsiiliumis. Ma arvan, et see on igati aus ja õiglane kõigi suhtes. Ja hetkel mul ei olegi õde ja meil kohe praegu ei ole ka seal selles nõukojas ei ole ka kohe planeeritud kohtumist, aga enne kui see kohtumine tuleb, ma kindlasti leian sinna ka ühe õdede esindaja. Aga ma ütlengi, et selle konsiiliumi eesmärk ei ole olnud esindada kõiki Eesti tervishoiu osapooli. Et seal on inimesed, kes on hästi erinevad isiksused, hästi erineva taustaga ja need ma olen täiesti julmalt öeldes subjektiivselt välja valinud ise enda jaoks. Ja mida see siis tähendab, mida me oleme teinud konsiiliumis, ongi see, et kui on mingisugune uuendus, mingi reform, midagi on tulemas, siis nad on esimesed, kellele ma sellest räägin. Ja siis ma saan sealt ikka sellist kriitikat tavaliselt. Et ma vahel tunnen nagu, ma ei saa öelda, et ma kardan neid, aga ma lähen alati väikse hingevärinaga, et okei, nüüd tuleb sealt kindlasti jälle kriitika, sest tegemist on tõeliselt jõuliste isiksustega, kes ütlevad välja kõik, mis nad mõtlevad ja ma tahangi teada, mida inimesed mõtlevad, et on ta siis kriitiline, toetav ja kui me seal siis arutleme, siis me jõuame mõnes asjas nagu üksmeelele, mõnes kohas on nii, et konsiiliumi liikmed ise ei nõustu, aga selle konsiiliumi roll ei ole võtta vastu otsuseid, vaid see ongi minu jaoks selline tugigrupp, peegeldus erinevatest meditsiinivaldkondades olevatelt inimestelt, et see on hästi väärtuslik. Olete nõu saanud palju sealt? Ma olen loomulikult saanud nõu ja tuge ja see esmane tagasiside on minu jaoks peegel. Ma tahangi teada, mida teevad, mismoodi mõtlevad need arstid, kes teevad päris tööd või ka ja õdede esindaja, ma kutsusingi sinna, mul ei ole seal näiteks ämmaemandate esindajad, apteekrite esindajad, hambaarstide esindajad, logopeedide esindajad ja nii edasi. Ehk et kui see konsiiliumi teada tuli, siis kõik tahtsid tulla sinna konsiiliumisse ja ma saan sellest huvist täiesti aru, aga ma ei taha hoida seda ringi suurena, sellepärast et 10 inimest ruumis on juba iseenesest väga suur ja kuna üks mu suuri eesmärke on ikkagi haiglate töökorraldust ka muuta efektiivsemaks, patsiendi kesksemaks, nii nagu teil see strateegia on patsiendi keskne, siis ma valisingi eelkõige arstid ja kindlasti, et ka õde oleks seal sees, et ka õdede vaade oleks. Ja selle tõttu ma arvan, et ongi
jah, perearstidel on ka kogemata seltsi juht sattunud, aga noh, me perearstidega suhtleme, aga ka õdede liidu juhi kutsusin siis sinna, sellepärast, et oleks terviklik õenduse vaade olemas. Ei, ma ütlengi, et kui te küsisite, kas meid on hoiatatud, siis tegelikult viimane kohtumine Arengunõukogu kohtumine toimus detsembris, kus siis asekantsler teatas meile, et kuna ei ole eraldi füsioterapeutide, teiste erialade esindajad niimoodi koondatud nõukojana niimoodi ministeeriumi juurde, siis on otsustatud ka õdesid ja ämmaemandat nagu lahti lasta. Et jah, aga mina ikkagi jään oma seisukoha juurde, et pigem ministeerium oleks võinud võtta meist eeskuju ja teisi kutseala esindajad tuua laua taga, et nad näiteks ka oma huvi oma kutsealade arenguteks ja arendamiseks, sellepärast, et jah, meil on kõigedele üks huvi efektiivistada tervishoiusüsteemi. Loomulikult me jääme kahele poolele. Inimesed, kes töötavad haiglast, näevad seda probleemi ühtemoodi. Ministeerium ja tervishoiupoliitikud näevad seda teistmoodi, aga sellest nagu ka tuleb, selles sümbioosis tulebki, selles koostöös tulebki mingi hea asi kindlasti. Ja, no ma tuletan meelde, et mina olen ka sümbioos. Ma olen poliitik ja ma olen ekspert, vastava valdkonna ekspert. Ja olen töötanud väga erinevates kohtades ka tervishoius, residentuuri ajal läbinud erinevaid tsükleid, kiirabi ja ma ei tea, emod ja kõik asjad, eks ole. Ma olen töötanud lisaks haiglale ja perearstikeskusele näiteks ka ekspertarstina, mis on andnud töötukassa ekspertarstina. Ma olen õpetanud välja ekspertarste töötukassa jaoks ja aidanud ka kohandada seda töövõime hindamise süsteemi. Ja tegelikult see töö on andnud mulle sellise helikopteri vaate, sest ekspertiisi tehes sa näed dokumentatsiooni kõikidest Eesti haiglatest ja perearstikeskustest. Ja selle kvaliteedi, see on väga kõnekas ja see on väga kõnekas ja kas või õdedest rääkides, kui ma mõtlen, kuidas meie perearstikeskuses õed dokumenteerisid, siis nad tegid silmad ette väga paljudele ka tuntud arstidele. Et tegelikult ma arvan, et kui me hakkaksime neid kõikidele erialadele nõukodasid looma, siis meil oleks 60 nõukoda umbes. Ei, no me suutsime ikkagi ämmaemand ja õed tulla kokku ja meid on, kui ütleme ausalt, 27 000 tervishoiutöötajatest, meil on 15 000. Just, ja teid on ka erinevad seltsingud, erinevad erialad, et kui me teate lihtsalt õed on, aga meil on tegelikult, meil ei ole nagu arstide nõukoda olnud. Võiks olla. Aga ma ei ole kindel isegi. Okay. Ja selles pärast, et mina nagu, kes ma olen siis olnud see nii-öelda perearstide aktivist aastaid, siis ma ütleksin seda, et ei tasu kogu aeg oodata, et ministeerium tuleb, teeb, kutsub ja teeb asjad ära. Ma arvan, et see õenduse nõukoda ei tekkinud ministeeriumi algatusel või ma eksin või? See pidi olema teie algatus. See oli meie algatus. No vot, ma ei eksi. Ehk et need erialad ja need valdkonnad, kes on ise aktiivsed ja ise enda arengu eest hoolitsevad, neid märgatakse. Perearstid on teine selline organisatsioon. On väga ja väga märgatavad ja jõuliselt. Just, ja ma mäletan, et kui ma olin perearstide seltsis, siis alguses ei tahetud meid üldse kaasata. Ja siis mingil hetkel perearstide selts leidis endale kommunikatsioonipartneri ja siis tulid professionaalid appi. Ja kui mina olin juba seltsi juhatuses, siis me jõudsime sinnamaani, kus meid kaasati ka seal, kus üldse ei oleks vaja. Et me soovime, et teie selts kooskõlastaks, ma ei tea, toiduetikettide nõuded näiteks. See on vabandust, aga see ei ole nagu, asi on seotud tervisega, see ei tähenda, et meie peame igal pool olema. Ehk et need erialad ja need valdkonnad, kes on ise aktiivsed ja ise ka teevad tööd ja teevadki täiesti lolli vabatahtlikku tasuta tööd, mida perearstide selts on teinud ülimalt palju.
siis need number 1 on märgatavad ministeeriumis, aga mis on veel olulisem, nad on märgatavad ühiskonnas ja selle kaudu tuleb usaldus. Ja kui tuli COVID, siis meil oli korraga 30-40 arsti suvalisel hetkel suvalises Eesti kohas võtta, keda sai saata ajakirjanike küsimustele vastama ja nad rääkisid alati sama juttu. Sest meil oli see inforing oli ka hästi tihe ja koordineeritud. Ehk et kui me ise oleme... väga hea, kui on kommunikatsiooni PR firma, kes nõustab teid ja need... Ja nüüd tulevad kõik ütleda, meil ei ole raha selleks, on ju. Aga meil olid sellised head diilid, aga meil perearstidel ka siis nüüd mingid seltsil ei olnud ka suuri rahasid. Et kui ma vaatan, olen siin mõne teise MTÜ juhatuses olnud, siis arstide liit näiteks on oluliselt rikkam kui no, kohe kuna on ametiühing. Ja võib-olla sadu kordi rikkam, kui on näiteks perearstide selts. Aga seal saab teha sellised partnerlepingud a la, et seal on erinevaid variante, see ei jää üldse rahasse kinni tegelikult. Et tuleb olla lihtsalt nutikas, läbi rääkida, olla avatud ja siis märgatakse ja siis tekivad. Ja näiteks, kui teie see arengustrateegia on olemas, siis meie see perearstide arengukava tekkis niimoodi, et me ise alustasime, me sundisime ministeeriumi kaasa tulema sisuliselt. Et nad olid väga tõrksad. Nüüd ma ütlen nemad, kuigi see, ma praegu olen meie, eks ju. Ehk et mul on tõesti, ma olen nagu mitmel pool lauda ka ise olnud teisel pool, et see on selline kummaline aeg minu elus, kus ma olin enne sealpool lauda, nüüd olen siinpool. Märgiline päev täna on sellepärast, et tõesti, et me oleme andnud endast teada, soovi, tahame tegutseda, arendada oma eriala ja paraku täna on see päev, kus me peame istuma maha ja mõtlema, et mida me peame siis tegema. Aga ometigi istub teil siin teisel pool lauda üks minister, kes ütelge mulle paar olulist asja, mis sellest dokumendist on, mis on väga olulised, aga jäävad tegemata. Teile tunne, et see on alati valdkonnas mingi tunne, sest ükski arengukava ei saa kunagi 100% tehtud. Kui saab, siis tore on. Aga mina olen oma elus, mis on kõigest pool sajandit küll pikk, aga ma olen näinud seda, et paljud asjad ei saa tehtud. Ja siis, kui me vaatame neid tegemata asju, siis alati on seal mõni asi, mis põletab kõige rohkem. No. Ja kui teil on olemas mingid, palun ütelge, siis me kindlasti meil on seotud dokumenteerimisega ja tervishoiuteenuse õe vastuvõtuteenusega dokumenteerimisega on seotud teemad. Meil on teemad, mis puudutab praktika juhendamist ja meil on teemad, mis puudutavad õdede järelkasvu. Et selle teemasid on palju, mida nagu võtta kaasa ja samas kindlasti mul on väga hea meel, et te kinnitasite, et need Exceli tabeli nii nimetatud tööplaan, mis on meil praegu täitsa töötav tööplaan, et sellega minnakse edasi. Nende poliitikajuhtide portfellides nagu nad on kaasas, et see on väga hea. Ja selles mõttes, et ega selles strateegias väga võib-olla sellist ühte asja ei ole, mis on täiesti tegemata, et pigem võib-olla oli siin meil selline mure nende asjade pärast, et need, mis on pooleli, kuhu on panustatud, mitte see viimane 5 aastat, vaid natukene võib-olla isegi rohkem see dokumenteerimise teema on olnud õhus pikalt, et see nüüd ei vajuks ära. Et kui me saame selle kindluse ministeeriumi poolt, et me võime igal ajal tulla ja igal ajal ei saa, meil öösel me oleme kinni, õed on aktiivsed ja töötavad öösiti, aga meie oleme need kinni. Ja öösel on õed öövalves ja siis me ei tule, aga mulle... Ma küsin kohe ministri käes, et kes on nüüd Eesti esindaja WHO juures, Eesti CNO ehk Chief Nurse Officer? Seni oli Leena Kalle. Ja kas ta nüüd enam edasi ei ole? Ma küsin, minu teada ta on edasi. Ma ei tea, et oleks seal mingid... No väga hea, kui on. Meile seda ei kommunikeeritakse. Tema oli meie juht ja õpetaja selle komisjoni... Tema on teie suur fänn. Ja kui me käisime Ukrainas temaga koos, ta kogu rääkis sellest, kui vägevad õed on ja kui, tähendab, tema on ikka täielik, me ikka vaidleme, ma tean ja kuigi ta on ämmaemand, raisku läinud õde. Aga ei, temaga me oleme ka kõvasti vaielnud seal mingisuguste õendusteemade osas, et meil on ju näiteks ka perearstid, kes tahaksid ise koolitada õdesid nagu eriväljaõppe anda vaimse tervise teemadel. Kas te olete vist kuulnud, ma loodan sellest? Paraku pidime
seda kuulama, jah. No vot, te ütled paraku, mulle perearstina tundub see hullult hea idee, on ju. Et noh, iseasi, kuidas me seda vormistame, ma eriõeks teda ei nimetaks, aga kui rääkida näiteks sellest samast eriõendusest, siis mina olen kuulnud mitmelt eriõelt, et nad läbivad selle nii-öelda juhtimismoodulid ja kõik asjad. Ma tean, et sina olid, Aleksei, üks esimesi eriõdesid Eestis vist. Olid üldse päris esimene või? Ei. Oli veel mõni? Ma olen esimene. Jaga seda kohta. Ma mäletan seda, see oli 90-ndatel, kui sa alustasid, või oli see hiljem või? Ei, ma selles mõttes, see oli kunagi spetsialiseerumised ja kõik. See oli 2006. Ja mina igatahes mäletan, et Aleksei oli üks esimesi, vaata me kunagi intensiivis koos töötasime, mis ma teadsin siin küll, on ju. Ja väga karm õde oli, väga ratsionaalne, kõik asjad pidid tehtud olema, mina kartsin Alekseid, ma olin sanitar. Toona ma veel olin sanitar ja ühesõnaga, see selleks ei ole, kõik on hästi. Ei ole vaja mind praegu karta. Ja ma olengi aru saanud, et täiesti normaalne inimene siiski. On väga normaalne. Ja see sama ratsionaalsus ja see selline punktuaalsus tegelikult on õetöös. See on säilinud. Ja see on õetöös ülioluline. Aga kuhu me nüüd jäime eriõed? Et eriõe koolituse läbinud õed tegelikult ei ole alati valmis tegema neid ülesandeid, millest nad on koolitatud. Eks see on paratamatu mingil määral, et me õpime kõik oma töö käigus üht-teist juurde, aga võib-olla neid koolitusmooduleid ja asju tuleb lihtsalt üle vaadata, seda sisu ka. No siin koha peal mina ütlen, et me peame arvestama meie riiki suuruse. Ma ütlen seda minu lemmiklaus, et meil on butiikriik ja me ei saa kahjuks endale lubada spetsiifilisi erialad. Ma sellest isegi saan aru, aga selle eriõe koolituse üks mõte on ju see, et ta koolitab õendusjuhte, eks ole? Ei, mitte mingi juhul. Aga juhtimine on seal vist päris suur osa. Ei ole? Okay. Pigem oma eriala arendajaid. Õed ise ütlevad. See on väga väär arusaam üldse asjas. No näed, ma sain targemaks küll. Meil on 4 eriala. Eriõdesid. Ma tean, seda ma tean. Terviseõde. Tervise ja kliiniline. Ehk tegelikult loomulikult mina olen paraku siin majas tervishoiupoliitika ja tervishoiukorralduse õppejõud ja minu aine on 5 ainepunkti. Sellest 1,5 aastast see on 90 ainepunktist, see on väga väike osa, aga minu esimene küsimus õdedele esimesel loengul, et kes on täna Eestis tervishoiupoliitik juht? Ahaa, kas nad ütlevad Karmen Joller või? Tead sa, mul on kahju. Ei ütle, on ju? Aga täpselt. Ja see ongi see asi, ja see on suur mure tegelikult. Täpselt, seetõttu ka need teadmised ja oskused nad vajavad et oma igapäevases tegevuses ja eriõde, miks ma ütlesin kahju, ma olen kuulnud. Sellepärast ma ikkagi jään selle teadmiste juurde, et igaüks peab tegema oma tööd. Ma tunnustan perearste, kes soovivad koolitada oma õdesid. Aga ma olen rohkem kui kindel, et perearstidel on nii palju kliinilist tööd. Neil ei ole aega tegeleda veel koolitustega. Ehk tegelikult soovist koolitada õdesid tuleb anda tervishoiu kõrgkoolile, kes peavad täitma oma ülesannet. Mul on hea meel, homme ongi üks kohtumine Ida-Viru omavalitsuste liidus, kus just teemaks on pereõdede koolitamine, et seal me saame täpsemalt rääkida juba kohalike murede teemadel ja leida siis neid võimalikke lahendusi. Ja see, mida perearstid tahavad, on tegelikult täiendkoolitus, et see ei ole midagi sellist, see ei ole selline kraadiõppe ja nad ei, loomulikult kui nad tahavad kraadiõpet, et siis see ongi, et seal ongi väike mõistete selline mõistete osas ongi olnud lahkarvamused ja selles mõttes ma kuulan ikkagi õdede liitu ja õenduseksperte, kes on ju tuttavad kõikide rahvusvaheliste süsteemidega ja selles mõttes ma täiesti mõistan ja ma ütlen üldse midagi lihtsalt, et kuidas me nimetame seda koolitust, et võib-olla see on see küsimus, eks ju. Aga samamoodi ju ka reumatoloogia õde peab saama eraldi koolituseks, siis koha peal töökohal koolitatakse. Perearstidel on oma koolituskeskus loodud, kus siis pakutakse üle Eesti väga kvaliteetseid täiendkoolitusi. Kui niimoodi, siis on see lahendatud. Aga pereõed võiksid tulla meile kraadiõppesse küll. Ma natukene nüüd kasutan juhust ja ma kaeban praegu ministrile ja natukene võib-olla ka kui perearstile, et
Et meie pereõed, kes tulevad siis meile õppima, tihtilugu kaeblevad natukene selle üle, et perearst ei taha neid õppima lubada. Ja no seal on omad probleemid ja põhjused. Ja seda ma ministrina muide olen püüdnud ka lahendada. Eks see näis nüüd, ka paraku meil ei ole lahendused kunagi kiired, kui mingid asjad on aastaid või aastakümneid toiminud ühtemoodi, et siis seda muuta võtab aega. Aga see probleemi põhjus on eelkõige selles, et koolitusele ei saa minna need pereõed, kes on väga väikestest perearstikeskustest. Üksik nimistute pereõed näiteks. Ja ka need arstid, samamoodi ise nad ka. Kui sul on, sa kahekesi töötad 2000 inimesega, võib-olla kolmekesi. Et noh, see ei ole reaalne ega realistlik, et need inimesed jõuavad üksteist või ise ennast koolitada. See ei ole realistlik lihtsalt. Ja seetõttu tegelikult peaks olema riigi suund ikkagi sellele, et ka perearstid grupeeruvad ja omavahel jagatakse ressursse erinevaid, nii inimressurssi kui töövahendeid kui kõiki neid muid. Ja kui me vaatame kvaliteedi näitajaid, siis need, kus on selline ühtne meeskond tekkinud, kus on õed ja kõik, ühesõnaga on tekkinud üks ilus meeskond, siis seal on kvaliteet on ka kordades parem. Et see sõltub, mis näitajaid mõõta, aga me näeme, et kvaliteet on nendes kõrgem ja inimesed kiidavad ka neid keskusi. Neil on oma kindel meeskond, isegi kui ei ole sama arst või õde sul alati kabinetis. Näiteks see on nagu meie perearstikeskus, kus mina tulin aasta tagasi, viimase vastuvõttu tegin kahjuks. Ühel päeval lähen tagasi. Aga meil on ka ja meil patsiendid ütlevad, et teate, et ma isegi ei tunne teist puudust, et ärge palun solvuge doktor Joller, aga ma ei tunne teist puudust, sest et teil on nii suurepärased õed. Et on õde see ja see ja see, et kui mul on lapsega mure, ma saan samal päeval tulla vastuvõtule, õde vaatab üle ja kui vaja, kutsutakse arst kõrvale ja nii edasi, eks ju. Ehk et see on üks põhjuseid ja see on väga halb, et ei lasta õdesid koolitusel ja seda on isegi perearstide seltsi juhatus korduvalt öelnud, te peate seda tegema. No perearsti kvaliteetsüsteem näeb seda ette. Absoluutselt. Ei saagi teist lahend. Jah, aga see kvaliteedisüsteem on vabatahtlik, sest et ega siis kõik ei osale seal, mis on ka probleem riigi vaates. Ma ei saa aru, meil on 20 aastat see süsteem ja nad ei ole teinud seda kohustuslikuks. Aga vähemalt on üks eriala, kus on olemas kvaliteedisüsteem. Meil on nii palju erialasid, kus seda ei ole. Õdedel õnneks on oma olemas. Kuidas riik saab nagu suunata või kas saab? No raha kaudu. Et konsolideerumine toimuks. Raha kaudu saab ja regulatsioonide kaudu, et nüüd me olemegi muutnud rahastust niimoodi, et kui on saadud teatud kvaliteedistandard, siis on lisarahastus nagu suurem, et siiamaani need kvaliteeditasud moodustasid 2,5% aastaeelarvest, no see ei ole motiveeriv. Et küsisin ka Tervisekassale, et mida andmed näitavad, et ütled, tegelikult peaks olema 11%. Aga selline muutus ei jälle järsku teha. Et sellised muutused peavad tulema ikkagi järk-järgult ja vaatame siis, kuidas meil õnnestub tasapisi minna sellel ka tulemuspõhine, väärtuspõhine rahastamine osaliselt vähemalt. Kui lugeda teadusartiklit, siis eriti Hollandis uuringud tulemust näitavad, et väärtuspõhisele rahastamisele üleminek kokkuvõttes läks riigile kallim. Aga see sõltub nüüd proportsioonist ja erialast, et seda ma ütlesingi osaliselt, eks ju. Et me ei saa minna 100%, see ei ole võimalik. Igal erialal, igal teenusel see ei ole lihtsalt võimalik. Aga peremeditsiinis väärtuspõhine rahastamine meil põhimõtteliselt on olnud ka kogu aeg. Et ta küll ei ole olnud niivõrd tugev, aga just see, et me hindame seda, kas on inimene jälgitud, kas ta on ravimid saadud, välja kirjutatud, et see on ikkagi, ja siis selle eest sa saad selle rahastuse juurde, eks ju. Et peab olema ikkagi, aga tegelikult, kui me praegu jälgime, mingi kas analüüsid on tehtud, kas ravimid on, siis tegelikult peaks tulevikus hakkama jälgima, kas vererõhk on korras, kas kolesterool on normis või võib-olla mitte normis, aga läinud normi poole. Ehk et on, kuhu liikuda seda on. Me tõesti niivõrd... Jaa, ma võiks kaua rääkida neist asjadest. Meie ka, tõesti. Sarja tegema. Just. Ma kutsun teid ükskord ise külla. Palun. Ja me tuleme ka. Meie kutsumisega on see oht, et me tuleme. See on küll tore oht. Et me alustasime strateegiast ja siis peab andma ka vastuse ka kõigedele praktilisematele küsimustele. Et milline on õe roll ja vastutus ja sellest sildpildist? No seda me tegelikult, ma juba alustasin, et see õe roll ja vastutus on tohutult muutunud. Ja minule kunagi, kuna me peremeditsiinis olen näinud, kui palju õed suudavad ja oskavad teha ja
siis mina number 1, ma ei kardaks õele anda vastutust, sest õde on ise ikkagi, ta on normaalne inimene. Ta ei võta endale suuremat vastutust, kui ta kanda jõuab. Et noh, kes on tõesti ennast üle hindavad, neid inimesi kindlasti on, neid on igal pool. Aga üldiselt, noh, kui ma tõin näite... Oht patsiendile. Just, ja, aga see on kvaliteedi küsimus, kvaliteedisüsteemi ja hindamise küsimus. Et ma tõin enne just näite, et kui näiteks ema tuleb lapsega või isa tuleb lapsega vastuvõtule, õde vaatab üle, no näiteks kõrvapõletik, siis kui õde ei tunne ennast kindlalt, ta saab kutsuda arsti kõrvale, tal peab olema võimalus alati küsida ja tuge saada. Ja noh, siin ma kohe tooks välja meie pere, kui ma vaatan, kuidas nad küsivad, nad ei ütle mulle, Karmen, tule vaata, kas on põletik. Ta ütleb, et Karmen, tead, mulle tundub, et ma ei saa hästi aru, kas see vedelik seal parema kuulmekile seal kella 9 suunas on seroosmädane või on mädane või on täiesti seroosne, et mulle tundub, et siin vist oleks vaja antibiootikumi ja kui ma lähen vaatan, siis ta nii ütlebki või noh, tal on õigus, et lähebki ravi peale, eks ju. Ehk et see, mida õed täna suudavad ja see kogemus, mida nad saavad kliinilises töös, see on noh, täiesti hindamatu. Ja ka vastutus ikkagi, see vastutus peab olema proportsionaalne kogemusega ja oskustega. Tasustamisele. Ja loomulikult ka tasustamisega. Ja pereõed saavad päris head palka, ma olen aru saanud teiste osade õdedega võrreldes. Meil on haiglad kurtnud, et õed lähevad perearstikeskustesse. No paraku nii on, et tõesti mina kui haigla juhatuse liige siis võin öelda... Oled mures? Olen mures, sellepärast, et perearstikeskused, me kõik teame, et meil on perearstisüsteemis, on Oskar raport on ju ütleb ilusti välja, meil on vanenev nii arstkond kui õenduspersonal ja vahetatakse välja need ja nooremad ja tublimad õed ja eriti haigla kogemusega on alati oodatud perearstikeskusse ja kuna perearstikeskuses need on 1, 2, 3, 4, 5, siis see tasustamissüsteem võimaldab ka neile seda natukene suurema palka paindlikumalt nagu seda kasutada, mida haigla endale kahjuks selle õdede massi puhul kahjuks ei saa endale lubada ja paraku nii see on, aga ma alati ütlen, et väga hea, kui hea õde läks perearstisüsteemi, siis ta teeb seal head tööd, siis patsient on hooldatud, ravitud, jälgitud, siis ta ei jõua meile haiglasse. No tegelikult need tasustamismudelid on ikkagi selles mõttes sarnased, et mõlema puhul on palgad arvestatud selle kollektiivlepingu palga järgi. Lihtsalt on küsimus, kes rohkem panustab ka, et kus need allikad tulevad, et ma arvan, et see on natuke ka prioriteetide küsimus. Ma ei tea nii palju haiglate rahastusest ja kõigest sellest kui perearsti, sellest ma olen kättpidi olnud perearstinduses rohkem sees. No siin koha peal me võime veel 2 tundi just nimelt arutleda sellepärast, et kui me räägime tervishoiuteenuse loetelu metoodika määrusest, siis seal on täpselt loetletud, kuidas see tööaeg planeeritud ja arvestatud. Ja aga ometigi on meil arste, kes saavad 15 000 eurot kuus palka. On ju? Mina ütlen ausalt, ma ei ole kunagi olnud kade, kui inimene saab hea palka. Ei, ma ei ole ka, aga see on prioriteetide küsimus, tahan ma öelda. Ehk et võib-olla mõni hea õde võiks saada natuke rohkem palka selle asemel. Ehk ühesõnaga, see on selline aga ma viskaks hoopis sellest vastutusest hoopis ühe teise küsimuse. Kui ma sain ju ka nende õendusjuhtide ja õdede liidu arvamuse, mis te ütlete, et mitte mingil juhul ei taha, et õde triaaži kabinetis. Et me saame selle siin otse eetris täiesti läbi kakelda või sõbralikult mina tean sellest vähe, nii et ma vaatan pealt praegu. Nii, tal läks suletud asend, ütlen ma kohe. Mul on mugav, see tool on kuidagi niimoodi, et ma hea meelega oleks nagu lahtiselt niimoodi siin rääkima. Ja ei, sa võid vabalt sulguda, see ei ole üldse probleem. Lihtsalt, et meie mõte on see ikkagi, et kuna osades emodes, mitte igal pool, on tohutu ülekoormus ja inimesed, kes päriselt on väga raskes seisus, jäävad ukse taha või jäävad liiga pikalt ootama. Ja kui ma ise töötasin EMO-s, siis samamoodi ma nägin ka triaaži õdedel ja ka õdedel see koormus oli ikkagi nii suur, et minuni jõudsid teinekord patsiendid valel ajal või liiga hilja või vähe või ühesõnaga, et see oli probleem. Aga et meie mõte on siis see ja arstid tegelikult seda toetavad, et nendes EMO-des, kus otsustatakse, see on võimalus, see ei ole kohustus, et oleks õel triaažist võimalik patsient tagasi saates sellisel juhul,
kui on täiesti ilmne, et ta ei vaja EMO teenust. Tõi mulle just EMO juhataja näite, et temal käis laupäeva öösel vastuvõtus üks noor, kes soovis rasestumisvastaste vahendite retsepti. Et seal võiks julgesti öelda, et mitte midagi ei juhtu, et lähed perearsti juurde, helistad esmaspäeval perearstile näiteks või saadad, tänapäeval on ka e-vahendid, eks ju. Ehk et need peavad olema ilmsed juhud, sellised, mille puhul õde tunnebki kindlalt ennast. Ta teab, et see ei ole EMO töö, ega siis õed ei ole ka mingisugused, vabandage väljenduse pärast, pooletoobised. Et õed on targad, kõrgharidusega inimesed. Aga ma toon teise asja veel välja, et seal triaažis loomulikult ei tohi olla kogenematu õde. Tal peab olema töökogemus, aga ma arvan, ta ei pea olema eriõde. Ei. Nii, vastulause Ta on nõus minuga. Jaa, ma olen nõus, aga mitte keegi, mitte kunagi, mitte kuskilt ei ole väitnud seda, et triaažis peab töötama eriõde. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlesin. Jaa, just nimelt. Põhiprobleem on see, et tegelikult hetkel me lammutame määruse muutmisega kehtiva EMO teekonda. Sellepärast EMO teekond on väga selge. On olemas triaažijuhend, Eestis kehtiv triaažijuhend, mis on määrusega lisa 16 või 26 on kinnitatud. Selles juhendis on väga ilusti välja toodud kõik nõuded triaažile, nii ajaline kui ka triaažerimise põhimõtted. Ja siis seal on väga ilusti kirjas, et esimesel võimalusel peab pääsema patsient õe juurde ja mitte kauem kui 10 minuti jooksul. Ning, ja siis triaaž on, ei ole midagi. Triaaž on, prantsuse keeles on sorteerimine. See on selline kohe, niimoodi ühemomentne otsus. Väga hea. Õde triaažeerib ära, et see patsient ei vaja tervishoiuteenus. See tähendab, ta vajab, aga mitte EMO-s. Ja ta selles mõttes, ta tegelikult juba astus selle teekonna peale. See teekond peab lõppema vastavalt ka selle Riigikontrolli sellele auditile viimasele, kus on ilusti välja toodud, et kui puudulikud meil on TIS-i need dokumendid täidetud ja niimoodi. See tähendab see, et see sama triaažõde on kohustatud langetama kliinilist otsust. Ka see negatiivne otsus, ehk ta ei vaja tervishoiuteenust. See on ka kliiniline otsus. Kliiniline otsus saab langetada ainult eeldates, et patsient on üle vaadatud, küsitletud, vajadusel uuritud. Okei, me ei räägi laboratoorsed uuringud või muud. Okei, aga temaga peab tegelema. Siis langetab ta kliinilist otsus, et see patsient ei... Sa teed selle nii keeruliseks, ei ole päris elus nii keeruline. Meil on seadus, kui midagi juhtub selle patsiendiga peale seda, kui õde otsustas langetas otsuse, et see patsient EMO-st edasi ei liigu, kirjutab epikriisi ära, suunab ja kirjutab epikriisi sisse, et patsient on suunatud pereõe või perearsti vastuvõtule. Apteeki tavaliselt. Just, ja saadab seda epikriisi minema TIS-i, aga TIS-i epikriisi vastuvõtmiseks on ka nõuded, mis peavad olema täidetud lahtrid. Nii kliiniline diagnoos RHK järgi. Õnneks on võimalik kasutada ka mitte R-diagnoose näiteks. Ja just nimelt on võimalik need sündroomipõhised kasutada ja kõik. Et tegelikult mina ütlen seda, et see kõik on tegevus, mis võtab mitte 10 minutit aega. Ma toon nüüd näite, nüüd ma ütlen vastulause. Palun. Triaaž saab toimuda näiteks ka, ma toon lihtsalt ühe näite triaažist, telefoni teel perearstikeskuses, kus see on nüüd see koht, kus ma tean. Meie õed 2 õde telefonis võtavad vastu umbes 200-300 kõnet teinekord päevas, 8 tunni jooksul. Mõtelge, mitu minutit neil kulub, et teha ära triaaž, sissekanne ja saata see TIS-i. See on ka triaaž. Ja teinekord, kui me räägime nii ilmselgetest olukordadest, nagu näiteks seda on minu oma praktika. Mul oli üleeile hammustas mind parm ja täna see ikka sügeleb. Mul hakkas 2 tundi tagasi nohu.
need on päris elust võetud kaebused või siis seesama, ma vajan retsepti, ma lõpetan hästi ruttu ära ja ehk et kui ma räägin ilmselgest olukorrast, siis see ei vaja isegi läbivaatust. Ja kui inimene juba vajab läbivaatust, siis võib-olla tõesti, ütleme, kui inimesel näiteks on tal viirushaigus olnud, tal on näiteks palavik, köhanohu, et seal mina suunaks juba edasi eriõele. Et see võtab aega ja seal on nõustamised kõik asjad, aga need olukorrad, kus kohas õde ilmselgelt, isegi mitte meedik võib öelda, et see ei ole EMO töö, siis vastutab. No come on, aga mis saab inimesega juhtuda, kui talle öelda, et kui 2 tundi tagasi algas nohu, mine apteeki. Peremeditsiinis toimib see aastakümneid ja meil on ju vastutuskindlustus. Ja ma hea meelega... Kuulge, lugupeetavad. Vaatasime kella, me võiks veel rääkida. Me ei lahenda seda emoneevat siin. Mis, aga ma kutsun teid kohtuma, teid õdesid, kes te olete, siis me saame kakelda mõnuga. Mina ütlen ausalt, et mina selle määruse puhul kindlasti tahaks tulla kokku. Sellepärast, et üks on arstivaade, teine on, jällegi ma ütlen, ma küsisin õdede käes sama maja õendusjuht, kus on see osakonna juhataja. Kes on teinud seda tööd kogu aeg? Pereõed, ma ütlengi, et pereõed, ütleme ausalt, sellised terminid nagu pereõde Eesti... Meil töötavad pereõed. Et nad on õed, kes töötavad perearstis. Ja, aga me nimetame neid pereõdedeks. See termin on täiesti olemas, ta ei ole seaduses võib-olla. Just. Nii, et selles mõttes, et hea meelega, kui minister kutsub meid ja me saame ministriga rääkida otse, sellepärast kui ma helistasin nõunikule, siis nõunik ütles mulle, minister otsustab, ma viin talle lauale ja minister otsustab. No muidugi minister otsustab. Mõnda asja siin majas ikka või maailmas ikkagi minister otsustab. Ja mina ütlengi, et mul on hea meel, et minister on viimasel ajal väga palju protsesse alustanud ja väga kriitilised protsessid. Mul on hea meel, et minna esmaspäeval sotsiaalkomisjoni ja selgitada ka meil TTKS-i ehk tervishoiuteenuse seaduse muudatused võetakse ette. Ja mul on hea meel, et seda teema ma ei taha siin avalikust lahti rääkida, aga selle küsimusega mina olen 20 aastat näinud vaja. Oota, ütle nüüd see märksõna, milline neist? Kliinilises keskkonnas. Jaa, no see on rohkem kui 20 aastat. Just, aga ma mõtlen, et ja ma olen selle teemaga olnud nii Sotsiaalministeeriumis kui Terviseametis, kui vaielnud ka õiguskantsleriga ja nii edasi, et mul on tõsiselt väga hea meel, et see teema jõudis meile praegu sotsiaalkomisjoni ja ma nii loodan, et need muutused... Kohtumine läheb pikemaks siis. Ühesõnaga... Kasvab. Ühesõnaga, meil juttu jätkuks siin ka vist väga kauaks, aga igatahes varsti kutse tuleb. Mul kahjuks oli ainult üks väike vaba auk, et ma loodan, et sa leiad siis aega. Ma tean, et ka sina oled hõivatud inimene. Just. Ja no seda emo probleemi ja neid me praegu siin ära ei lahenda, aga lahendame ühe teise probleemi, lahendame selle õdede puuduse ära, et mis selleks tegema peab? Ei no koolitame kõik ära ja siis on kõik hästi... Kõik Eesti inimesed õdedeks. Mul on tõsiselt väga hea meel, ma eriti kuna mina olen inimene, kes jälgib sünnitusmajade kvaliteedi ja tõstatan seda küsimuse, et kas meil peab tõesti 12 sünnitusmaja jätkuvalt teenust pakkuma. Aga see on järgmise saate teema. Et siis minu küsimus on... minu küsimus on... Nüüd läks küsimus ära... Kristi küsima, kohe leian seda küsimust, mida ma tahtsin... Tuli. Meelde, et... Minu küsimus on, et kas minister toob raha meile? Meil on konsensusleppe. Meil on konsensusleppe järgi 700 õde võetakse iga aasta koolitada. Täna me jõudsime olukorda, kus eelmise konsensusleppe tulemus on 4 aasta jooksul võitsid 700 õde koolitusele ja kõik need 4 kursust on meil praegu praktikal. Ja suurepärane.
Suurepärane ja üks põhjus, miks haiglad olid valmis seda mahtu võtma peale, oli see, et rahastatakse väike praktika. See on, ma ütlen ausalt, see on piisk. Ma tean, see on üliväike, see on naeruväärne summa. Aga mis juhtus detsembris? Ma tean, mis juhtus detsembris. 300 pluss 125 000 on selleks aastaks. Vajadus 1 100 000. Kas minister toob meile raha kuni 1 100 000, et me saaks tagada konsensusleppe nõude? No ma arvan, et arstide ja õdede koolitus on üks koht, kus tuua raha tervishoidu. Et see on tõesti investeering tervishoidu ja ma arvan, et see on üks teema, mille ma tahan kindlasti üles tõstatada kogu valitsuse tasemel. Kristina Kallasega me oleme juba arstide koolituse osas rääkinud ja kindlasti see õdede praktika osa ja arstide praktika osa on teine teema, et 2 ministeeriumi koostöös mina kindlasti lähen sellega riigieelarve kõnelustele. See on üks asi, mida ma olen juba välja öelnud ka mitu korda. Ülikooliga, Tartu Ülikooliga me oleme just sellest, seal arstiõppes on ka ju see, et rahastus pole suurenenud, et on kokkulepe, et õppekohti tuleb ka juurde, eks ju, aga rahastus ei ole suurenenud, et see on nüüd Kristina Kallase valdkond hariduseks ju. Aga ühesõnaga, jaa, see on koht, kus ma tahaks tõesti tuua raha, et kui ma isegi, ma olen ju öelnud näiteks, kui me räägime tervisekassa miinusest ja kõigest, et keeruline on sinna investeerida, kui me tegelikult ei tea, kuhu see raha läheb, et ma võin ju küsida riigikassast juurde, aga mis sellest rahast saab seal süsteemis, siis haridus on see asi, kus me täna investeeritud raha läheb ju 10 aasta pärast, päästab meil elusid, see on otses mõttes. See ongi see koht, kus täna ma lugesin meditsiiniuudistes või kuskilt, et kas me peame vähendama ämmaemandate vastuvõttu. Siis mina ütlen, see on väga lühinägelik otsus, sellepärast, et kui meie soov on ikkagi ju kasvatada sündimus, et meie tahame ikkagi võtta need meetmed kasutusse, et see kasvaks. Et mitte see langeb, aga põhimõtteliselt me peame täna vaatama just selle peale, et saaks vastavalt vajadusele näiteks 700 õde aastas. Aga mis tähendab 700 õde? No vot. Meil on sündimus on 9000 inimest, siis pooleks tüdrukud poisid, ehk tähendab, mille aastas sünnib 4500 õde, see tüdrukut ja 4000 tüdrukutest me tahame 700, poisid ka tulevad. Ma tahtsin öelda, poisid tagavad, meesõed on minu meelest üli ja me oleme oma meesõdede üle väga uhked ja meesüliõpilaste osas. Ja tegelikult on siin veel see, et meil on tegelikult kiire ka sellega. Et ei ole nii, et 10 aasta pärast on kõik vanad ja sellepärast, vaid sellepärast ka, et meil on tulemas nüüd kooli lõpetajad, need suuremad kohordid, et kui me praegu investeerime, siis me saame praegu, ja kui me näiteks leime selle raha 5 aasta pärast, siis lihtsalt ei ole kedagi õpetada. Lihtsalt ka praegu praktika kohtasid väga keeruline on saada, kui sealt nii-öelda tuleb praktikabaasi poolt tagasi kõik see taotlus, et kui mitu kohta meil vaja on ja nad ütlevad, et sorry, aga tegelikult pole ressurssi ja rahalist motivatsiooni ka ei ole, nii et ja ilma selleta lihtsalt ei saa õdesid õpetada, nii nagu arstegi ei saa. Keda saab ilma rahata õpetada? Teeme lõppu kiirküsimust, et ühe lausega. Ühe lausega, see on nii raske üle saada. Nii, üks asi, millele üle teie õdede puhul kõige rohkem uhkust tunnete? No, siin ma peaks küll terve romaani kirjutama, et nüüd ühe lausega selline asi. Aga minister peab ka ühe. Valik, see on valiku küsimus praegu. Ma tunnengi selle üle uhkust, et õde on tänapäeval kohati võrreldav arstitudengiga oma teadmiste, oskuste ja kliinilise kogemuse poolest. Ütleme, arstitudengil kliiniline kogemus puudub. Ja ma mäletan, kui ma ise olin arstitudeng, siis ma teadsin, et alati tasub hoida õdede lähedusse, sest nad on nii targad ja nad teevad tasa kõik selle, mida mina ei teadnud ega osanud tollal. Ehk et kui mulle esitataks, see sama asi, mis ma tõin enne välja, nüüd ei ole üks lause, ma ei suuda ühe lausega öelda. See sama asi, kui 20 aastat tagasi oli sageli veel arstiga samas ruumis, kuigi seda esineb ka tänapäeval vahel, siis tänane õde on professionaal, keda arst mitte kuidagi ei saa asendada,
sest need on täiesti erinevad erialad, täiesti erinevad rollid ja mul on hästi hea meel, et meil on selline professionaalsus õdedel. Üks muutus, millele te tahate ametiajal kindlasti ära teha? Õenduses või üldse? Jaa, õenduses ikka, me räägime ikka õendusnähtavast. Ikka õenduses. Jaa. Ma tahaksin, et õde saaks teha õetööd, arst saaks teha arstitööd ja et meil oleks rohkem neid mitte kliinilisi töötajaid, kes saaksid endale võtta sekretäri töö ja mingid muud korraldavad tööd, assistendid, mis iganes. Logistik ja nii edasi. Just, et praegu on hästi palju õdede peal ja tegelikult ka arstide peal kohati. Mis oleks teie sõnum 18-aastasele, kes kaalub õeks õppimist? No see on üks maailma huvitavamaid elukutseid ja muide, kui sa verd kardad, siis ikkagi võib õeks saada, sellepärast, et kõik õed ei pea kogu aeg vere keskel solberdama. Et ma arvan, et verehirmuga inimesele oli see lause nüüd väga kutsuv. Me kirtsutame nina. Ja mis on üks müüt õenduse kohta, millele te tahate täna maha võtta? Et õde on rumal ja õde ei saa hakkama ja kindlasti ma pean saama arsti juurde. Vastupidi, kui öeldakse, et sinu probleemi suudab lahendada ka õde, siis ole valmis positiivseks üllatuseks. Aitäh, Karmen Joller! Et tulite? Aitäh kutsumast, teiega oli väga-väga tore. Aitäh kuulajatele, et see teema kõnetas, jälgige episoodi, jagage seda episoodi, andke tagasisidet, milliste nurkad peaksime järgmine kord õenduse nähtavaks teha. Ja kuulake järgmisi episoode ka, ma olen täiesti kindel, et need järgmised on ka väga põnevad. Aitäh, mina olen Aleksei Kodenko. Ja mina Kristi Puussepp. Ja mina olen Karmen Joller. Kohtumiseni!